Tere! Kommenteerides salmi öelge mu isandale Eesavile, nõnda ütleb su sulane Jakob. Ma olen tänini Laabani juures võõrana elanud ja viibinud. Ütleb Rashi, et see tähendab 613 käsu täitmist. Jääb arusaamatuks, kuidas seletus, et 613, mis on sõna garti, elanud, numbriline tähendus, on seotud salmi lihtsa tähendusega. Garti sõnast kirut olla võõras. Milleks Jaakob pidi Eesavile ütlema, et ta täitis 613 käsku ning mida meie saame sellest kõigest õppida. Sõnad Laabani juures võõrana elanud tähendavad, et kõik Laabani aramealasega seotud asjad, härga, eesel, kari, sulane ja teenija ei olnud Jaakobi jaoks midagi enamat kui garti, olen võõrana elanud. Need on olnud tema jaoks võõrad asjad. Tema kodu on hing, kõik, mis on seotud toore käskudega ning kõik materiaalsed asjad pole tema jaoks midagi enamat kui võõrad. Selle kohta öeldakse edasi nädala peatükis, aga Jaakob liikus Sukoti, ehitas enne selle koja ja tegi oma karjadele lehtkattused. Enne selle tähendab oma olemusele, hingele ja kõigile, mis temale kuulub, on Jaakob ehitanud koja, püsiva elamiskoha. Oma karjadele ehitas Jaakob lehtmajasid, ajutist kodu, kuna hingel, eriti kui see asub üleval, pole materiaalseid asju tarvis ja seal pole mingisugust seost materiaalsusega. Alles jõudes alla meie maailma omandab see materiaalseid asju. 6. Lubavitši Rebbe rääkis Meseritši Magidi ütlusest, et kodus peab olema teisiti, kodus peab olema kõik, kuid reisil ei pane inimene tähele, et tema kodu ja tema mööbel pole nii ilus, kuna tema viibib reisil. Tänu sellele on võimalik aru saada, kuidas salmi lihtne tähendus on seotud kommentaariga. Tänu sellele, et materiaalsed asjad on olnud Jaakobi jaoks võõrad, olen Laabani juures võõrana elanud, pole nad teda häirinud ja tal õnnestus täita 613 käsku. Seda enam, tänu sellele, et materiaalsed asjad on olnud tema jaoks võõrad, ei saa materiaalsus segada vaimsust, vaid vaimsust tõmmatakse materiaalsusesse, sellise määrani, et materiaalsus muutub vaimsuseks ja pühaduseks. Nagu on näha salmis, mul on härgi ja eesleid, lambaid ja kitsi, sulaseid ja teenijaid. See kõik on olnud mul, see kõik kuulus Jaakobi olemusele. Kommenteerides salmi, mul on härgi ja eesleid, lambaid ja kitsi, sulaseid ja teenijaid, ütleb Midrash, et eesel vihjab kuninga Messiasele, nagu on öeldud prohveti Sakarias. Ole väga rõõmus Sioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar, vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Messiase tulek sõltub pühaduse sädete leidmisest. See tähendab, et tänu sellele, et iga juud puhastab oma keha, loomaliku hinge ja oma osa maailmas ning kasutab neid pühaduse jaoks, tänu sellele tõmmatakse alla järelmaailma avamisi. Selle tõttu jätkab Toora, ma olen tänini Laabani juures võõrana elanud ja viibinud. Mul on härgi, eesleid, lambaid ja kitsi, sulaseid ja teenijaid. Tänu sellele, et Jaakobi materiaalsed asjad on olnud tema jaoks võõrad ja ta kasutas neid pühaduse jaoks, elasin sõna otseses mõttes, elades nendega, on ta olnud valmis Messiasse tulekuks. Mul on ning eesel vihjab kuningas Messiasele. Selleks saatis Jaakob ingleid Eesavi juurde, et öelda talle, et Jaakob on kõiki sädameid juba puhastanud ning et tema on juba valmis Messiasse tulekuks. Jaakob eeldas, et Eesav on juba ennast puhastanud ning tänu sellele võib tulla vabastus. Sellele on inglid vastanud, me jõudsime su venna Eesavi juurde. Sinu vaatenurgast on ta juba sinu vend, oled juba vabastuseks valmis, kui tema poolt on ta endiselt Eesav, kes on enne puhastamist ning kes ei ole veel võimeline jõuda vabastuseni. Toora ja selle õpetused on igavesed, iga juudi jaoks, igal ajal ja igas kohas. Õpetus igaühe jaoks on järgmises. Iga juud peab teadma, et kui materiaalse maailma vaatenurgast vabastust ei saa veel tulla, kuna maailm ei ole veel puhastatud, kuid juudi poolt peab ennast valmistama täielikuks vabastuseks koos kõikide oma aspektidega, lammaste, kitsedega, sulastega ja teenijatega. Ettevalmistus selleks on, ma olen Laabani juures elanud. Peab teadma, et kogu maailm pole midagi enamat kui võõrana elanud. Ma olen võõras maa peal. Psalmides öeldakse, meie päevade mõõt on 70 aastat ja kui keegi on tugev, 80 aastat ning Tooras öeldakse, olgu ta elupäevi 120 aastat.
Kõik meie elupäevad ei tohi olla enam, kui olen võõrana elanud ning siis ei hakka materiaalsus segama vaimulikkust. Tänu sellele hakkavad juudil olema härjad ja eeslid, lambad ja kitsed, sulased ja teenijad ka materiaalsuses. Tänu sellele, et ta valmistab ennast vabastuseks, mõjutab ta ka kogu maailma, kuna maailm on tasakaalus ning tänu ühele heategule kaalutab ta kogu maailma ning toob kogu maailma vabastuseni. Rambam püstitab seadust, et kui juudid kahestavad patust, neid kohe vabastatakse. Alter Rebbe lisab otsekohe. Vaatamata maailma seisundile, juud saab saavutada nii isikliku kui ka kogu maailma vabastuse. Kõik toimub vastavalt jumaliku ettehooldusele. Alter Rebbe ja hasiidilise õpetuse vabastus 19. Kislevil 5559. aastal leidis aset nädalal, kui loetakse nädalapeatüki või šlach, kus asuvad üleval mainitud õpetused. Hasidut annab igale juudile jõudu mitte arvestada maailma seisundiga. Saavutades isiklikul tasemel seisundid, olen Laabani juures võõrana elanud ning tänu sellele jõudmas tasemeni mul on olnud eesleid, kuninga Messiaseni. Hasidut on ettevalmistus ja annum Messiase tulekuks, kuna tänu sellele, et sinu allikad levivad väljapoole, kohe tuleb isand varsti meie päevadel. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist.